Teate, mind ka hakkas siis huvitama, et mis selles minu kommentaaris oli niisugust, mis on nüüd tagajalgadele mõned Eesti meedia ja poliitikategelased pannud. Tegelikult oli 4 asja, millest ma rääkisin seal intervjuus. Esiteks ma rääkisin legitiimsuse teemal, rääkisin sellest, et seda legitiimsust praegu ei ole. Teiseks, et olukorda parandab see, kui valimised on toimunud. Kolmandaks nimetasin praegust valitsust kaikameeste toel võimule tulnuks. Ja neljandaks hoiatasin, et mis tahes jõustruktuurid ei päästa, kui ühiskond on lõhki, tähendab seal stabiilsust ei ole. Nüüd ma hakkasin nende 4 põhimõtte üle mõtlema ja mul tuli meelde seda viimast. On öelnud Ville Arik eilses Õhtulehe toimetuse positsiooni väljendavas seisukohas, mille pealkiri on, et stabiilsus riigis on esmatähtis. Täpselt see, mida minagi kinnitasin. Edasi legitiimsuse küsimuses on Euroopas paljud sõna võtnud. Samalt seisukohalt nagu mina, hiljuti Oudekki Loone kirjutas sellest. Eestis muide kirjutas Tartu Ülikooli politoloogia rahvusvaheliste suhete ja eriti Venemaa ekspert Karmo Tüür ütles Delfis nii, ma tsiteerin. Üks asi, mida praegu Kiievis võimuks nimetav seltskond teha saab, on end võimalikult kiirelt legitimeerida. Nad ei jälgi konstitutsiooni ja mängureegleid, see on asja juures kõige kurvem. See on seesama, mida mina legitiimsuse kohta kirjutasin. Nüüd kaikameestest. Panite tähele, ma ei öelnud, et kaikamehed tulid võimule, ma rääkisin, et kaikameeste abil tuldi võimule. Ma ei õigusta vägivaldset protesti, kui seda provotseeritakse. Fakt on see, et Kiievis olid protestijatel käes vahendid, mis ei tohiks olla rahumeelse poliitika osad. Et ma tahan öelda, et mõlemad pooled on vastutavad, mitte ainult riiklikud struktuurid, sest jõu kasutamine annab alati tee veel suurema jõu kasutamiseks, aga jõu kasutamine rahvusvahelistes suhetes Ukraina ja ükskõik millise maailma otsas on lubamatu. Meiesugusele väikeriigile peaks see olema ju eriti arusaadav. Nii et ma võib-olla ei läinud nii kaugele nagu Krister Paris, kes sidus Päevalehes Krimmi olukorra kunagise Kosovo saatusega, aga mul on hea meel, et see Krister Parise artikkel sai ajalehes veel ilmuda, sest see, mida praegu Sembah Sakias minu käest küsis, et miks ma üldse süandasin seda avaldada, see on, mina arvasin, et Postimees jääb siin ainsaks, kes heidab oma juhtkirjas mulle, see on minu poliitilises mälus esimest korda ette, et miks ma üldse avaldasin oma seisukoha. Postimees on öeldud niimoodi, et Savisaarel oli võimalus jätta oma seisukoht Ukrainaga seonduvate sündmuste kohta välja ütlemata või piirduda uduse sõnumiga, ehk teiste sõnadega oleksid vait pidanud olema või oleksid pidanud keerutama, nõuab minu käest Postimees ja nüüd Ingrid, sina ka nõuad. Ma esimest korda kuulen, et ajakirjandus nõuab seda poliitikult, see on ikka jahmatav küll, ja et Krister Paris artiklil lasite ikkagi ära ilmuda. Ma olen samal arvamusel nagu Krister Paris, et jõu kasutamine piiride muutmiseks on Euroopas lubamatu. Kas Putin on sellega ajanud vale poliitikat teie arvates? Ma olen sellele küsimusele juba vastanud. Aitäh. Küsimus teile siis kui Keskerakonna juhile. Teie koostööleppe Ühtse Venemaaga, mis sellest saab edaspidi, et ühtlasi siis paluksin ka ikkagi vastata, et kuidas te suhtute Vene poliitikasse praegu ja Ukrainas tehakse ja kas te võtate mingi seisukoha siis seoses koostööga? Aitäh.
Nagu ma juba ütlesin, jõu kasutamine rahvusvahelistes suhetes Ukrainas ja ükskõik millises maailma otsas on lubamatu. See peaks meiesugusele väikeriigile alati kõigepealt selge olema. Aitäh. Mis puutub koostöösse erinevate poliitiliste jõududega, siis mina küll ei ole kuulnud, ükski maailma parteidest oleks oma lepingust Ühtse Venemaaga lahti öelnud pärast neid sündmusi. Samal ajal ma suhtun väga ettevaatlikult kõigesse sellesse, mis Krimmis ja Ukrainas praegu toimub ja olen selle pärast mures. On kostnud avaldusi, et seoses selle Ukraina avaldusega olete ennast nendest koalitsiooni läbirääkimistest välja mänginud. On teil sellest kahju ka? Mis see tähendab? Jälgides seda, mis Päevalehes 2 viimast päeva järjest on toimunud, mul ei ole üldse selge, mis neist koalitsiooni läbirääkimistest edasi saab. Aitäh. Koalitsiooni läbirääkimistest see ei ole ju ainult Päevalehe väljaütlemised, vaid seda ütles ka peaminister Andrus Ansip sel päeval, kui ta viis Kadriorgu presidendile lahkumispalve ja ta ütles, et ainuke, kellega siis koalitsiooni läbirääkimisi ei tahetaks pidada, on Keskerakond ja nagu Ansip ütles, on küsimus teie isikus. Kas ja millised järeldusi te enda jaoks nagu sellest olete teinud? Kuidas te seda enda jaoks tõlgendate? Aitäh. Ma sattusin seda esilehte lugema, seal oli öeldud niimoodi, et tema suhtumine Savisaarde ei ole muutunud. Ega minu suhtumine Ansipisse ei ole ka muutunud. Aitäh. Keskerakonna liikmetega nii alates Aivar Riisalu, Mailis Reps, Kadri Simson, Olga Sõtnik, kes on ju öelnud, et tegelikult teie saate Ukraina asjadest valesti aru. On teil kavas selgitada neile oma seisukohti või jääb see lahkarvamus Keskerakonnas kestma? Siin ei olegi mingit lahkarvamust. Me oleme kõik ühisel positsioonil ja see, mida ma teile siin rõhutasin, eriti jõu kasutamise suhtes, piiride suhtes ja nii edasi, ma usun, et see on ühine seisukoht nii minule kui ka teistele Keskerakonna liikmetele. Ma tahaks öelda ainult seda, et sellest spordikooli asutamisest te olite hiirvaiksed. Valesti teete. Ma arvan sellest, mis praegu on Ukrainas, mõne aasta pärast võib-olla te ei peagi seda enam nii aktuaalseks teemaks. Ma loodan, et Ukraina lahendab oma kriisid õnnelikult. Nii. Aga see, et te seda, et Tallinn asutas spordikooli, olete täiesti ära unustanud, et ei taha lihtsalt sellest rääkida, see on andestamatu viga. Parandage ennast, palun. Aitäh. Härra Savisaar, kas see, et te nii Ukraina kriisis kui ka väga paljudes muudes küsimustes sisuliselt kordate Putini režiimi jutupunkte, tuleb sellest, et ei loodagi enam Eestis riigi tasemel võimule saada? Aitäh. Nagu ma ütlesin, ma kordan neid seisukohti, millest on räägitud alates Karmo Türist ja Krister Parisest ja lõpetades Oudekki Loone ja Ville Arikesega. Kui te ütlete, et nemad kõik kordavad Putini seisukohti, siis mul on väga kahju. Ma kardan, et ei ole neist aru saanud. Aitäh.